Tere hommikust! Sa muidugi võib-olla vaatad hoopis teisel ajal seda videot. Täna ma tahan sinuga jagada sellist teemat, kuna mul on viimasel ajal päris mitu klienti tulnud sellega, et miks ma ei suuda lahti lasta oma eksist. Ja kõik need, kes on lahku läinud, need teavad, et see on protsess. See on nagu üks asi. Aga teine asi on see, et kui ma ikkagi väga pikalt olen selles kinni mingis arusaamatul viisil. Ja siis on kaks varianti. Kas ma olen ta peale vihane või ma siis ilustan midagi seal või leian mingeid positiivseid osi temas, millest mul on nii kahju lahti lasta. Ja kumbki see variant tegelikult peegeldab seda, mis on sul endas vaja antud ajahetkel ära lahendada. Kui sa oled väga vihane, siis mina soovitan täitsa üles kirjutada, lindistada ja vaadata, mida sa tahad talle öelda. Mis on see, mis jäi väljendamata. Mõnikord on väga hea see endast välja kirjutada, aga mina laiendaks seda veidike ja siis ma soovitan sul uurida selle lahkumineku tagamaid enda sees ja millega sa iseendas rahul ei ole. Mille peale sa iseendas vihane oled? Kas sellepärast, et sa elasid sellise jobuga? Kas sellepärast, et ta käitus sinuga nii? Ja kui ta käitus sinuga nii, siis seal all on see, et kuidas ma lasin endaga käituda nii. Nii et seal all on alati enda süüdistuse koht. Kui sa nüüd igatsed taga mingisugust positiivset osa, siis see positiivne sinu osa on sinus alla surutud. Mis iganes siis on. Ta ütles mulle ilusaid sõnu. Ta viis mind näiteks kuskile reisile või mis iganes. Ja selles kohas on vaja tervendada see väike pisike poiss või tüdruk enda sees, kes nii väga igatseb seda, mis jäi saamata tema vanematelt. Nii et ikka edasi enda süsteemi uurimist ja ikka enda süsteemi uurimist, mitte see partner on lihtsalt või ekspartner on olnud selline hea peegelduse koht. Nii et selle läbi sa võid enda kohta päris palju huvitavat ja head teada saada. Nii et järgmiste kohtumisteni ja kui sul on tunne, et sa tahad rohkem teada, siis mul on ka online paarisuhtekoolitus. Nii et selle kaudu sa saad ka oma suhte lõpetamise kohta veidikene rohkem informatsiooni. Või siis tulla ka eravastuvõtule, nii et oled oodatud.